Aitäh. Miks oli tarvis uuendada Võrus soo alajaama? Eelmine soo alajaam oli ehitatud 68. aastal ja ta oli amortiseerunud. Ta ei võimaldanud meil kaugelt juhtida ja samamoodi ka rikkekoha leidmistega oli probleeme. Ja teisalt loomulikult valmistumaks võimalike uute tarbijate liitumiseks, siis oli mõistlik see alajaam rekonstrueerida. Mis siin siis tehtud on? Nagu näha, siis me oleme siin uues hoones. Meil on uued keskpingeseadmed, siin on juhtimisruum, on maahendusruum paigaldatud ja need vanad välisteenindusega seadmed, mis siin varasemalt oli, need siis said demonteeritud ja kogu haljastus ka korrastatud. Mis muutub sellest tavalisele Võru tarbijale? No, Võru tarbijatest on selle toitel üle 2600 kliendi, nende hulgas ka suurtarbijad, on siin juustutootmine, pagaritööstus, Tanpower ja väga palju eratarbijaid ja nende jaoks kõige olulisem on see, et muutub oluliselt vähem tõenäolisemaks suuremahuline katkestus. Kui problemaatiline Võru piirkond Elektrilevi jaoks on? Et on siin palju katkestusi ja murekohti? Õnneks tuleb öelda seda, kui vaadatagi kas või viimast tormi, siis üldjuhul suuremad mured tekivad tormide käigus ja kuna Võru on ikkagi sügaval sisemaal, siis tormidele on rohkem avatud rannikuala ja saared. Kuidas edasi? Millised investeeringud järgmiseks? Järgmisena Võrumaal on meil praegu pooleli Vasseliina ehitus, mille me lõpetame järgmisel aastal ja siis mitmed kohalikud fiiderid on siin Munamäe fiider, samamoodi lõpetame järgmise aasta alguses ja Vasseliina alajaamas siis välja fiider, et selle uue alajaama kasu maksimeerida, siis need tööd me teeme ära. Ja siin on siis ka selle seadme küljes see on nagu see konkreetselt selle seadme aju siis ja siin sees on see lüliti, et see siis saab võrgust informatsiooni ja vastavalt sellele siis juhib seda lülitit, kas siis on kui lühise rikke korral välja lükata või siis dispetšer saab seda kaugelt arvutirajalt lülitada või siis siin koha peal. Ja siin on kõik mõõtmised, kui palju tarbitakse ja kõik siuksed informatsioon võrgu kohta tuleb ka siia selle kohta. Et kui toimub suur lühis siin seadmes sees, siis see on intensiivne plahvatuslik põlemisprotsess tekib siin ja siis, et mitte siis maja konstruktsiooni rikkuda, siis need juhitakse gaasid siit mööda seda tunnelit majast välja. Seda lülitit saab siit seest välja võtta, uks käib lahti, pannakse ja siis lülitit saab siit välja võtta, see on selliste södasorti seadmetest ka omapära ja kui vajadusel näiteks midagi juhtub selle kõrvallülitiga, siis saab näiteks reservist saab võtta selle siia peale panna. Kahvlid siis kogutakse nendest jaotatest kogutakse kokku. Siin on täpselt identne nagu see ruum. Kogutakse kokku see info ja läheb üles seadmetesse. Igaks juhuks kaablidel mitte vastu minna, kuigi need on veel puute kindlad, aga ikkagi seal on 10 000 volti on seal sees. Et see on siis alajaama omatarga trafo ja et siis sellest kindlasti peaks andma kuidagi see tavaline elektrivool, mis tuleb meie kindlasti. Suured tänusõnad ehitajad.